Head inimesed, nagu te näete praegu siin ekraanil, on mul tänane jutukaaslane üks paljude jaoks juba tuntud tegelane, Hindrek Taavet Taimla. Tore, et sa julgesid siia meie bussi sisse tulla. Et täna tahaksin natukene lihtsalt mõningaid asju sinu käest küsida, mis on jäänud mul nagu, ma olen püüdnud siit ja sealt kuulnud kuuldusi, aga sina tead neid asju täpselt. Nimelt praegu sa õpid Ameerikas veel, eks ole, ja see on, kus see koht on, Asbury linnas. Asbury seminar, see on Wilmori linnas Kentucky osariigis. Jah, ja seal on üks selline ülikool või kas ta on ülikool või tal on mingi muu nimi? Seal on nii ülikool kui seminari, nad on üle tee üksteisest selles samas väikses linnas, nii et sellised sõprusasutused. Ja sellest vennast, kes mu kõrval on, saab varsti doktor, nii et varsti, kui ma talle jälle järgmist intervjuud hakkan tegema, siis ma pean ühe liite sinna ette panema. Aga täna on ta veel, siuke lihtsam vend, nii öelda. Aga miks ma sind siia kutsusin? Vaata, Ameerikas toimus seal samas paigas, kus sa õpid, eks ole praegu. Et seal oli mõni aasta tagasi juba, mis aasta see võis olla? 2023 vist oli. Jah, et üks huvitav sündmus seal toimus, isegi seal, seal mingid ülekandeid minu arust ei olnud, aga mobiiltelefonidega levis mingisugune informatsioon, et seal on midagi lahti läinud. Ja siis oli isegi midagi taolist, et sinna hakkas kogunema rahvast. Et mis seal tegelikult toimus? Jah, Asbury ülikoolis, kus on tegelikult varem ka olnud viimase 100 aasta jooksul ärkamisi olnud õpilaste seas. Seal oli taas selline puhang, kus peale kabeliteenistust, mis neil on võib-olla seal 3-4 korda nädalas, selline päris lühike, lihtne kabeliteenistus, ühed noored jäid nagu ülistusse ja palvesse ei läinud ära. Ja tasapisi hakkas sinna noori tagasi tulema juurde. Nii et need, kes kabeliteenistusel olid, seal tulid siis nagu tagasi ja mõni isegi seal oma koolitundide arvelt ja tundus, et jumala ligiolu on seal kuidagi niimoodi kohal, et tekkis janu ja selline vaimne nälg tulla ja veeta aega palves. Ja niimoodi see nagu tasapisi kasvas ja seal juba järgmiseks päevaks oli see sõna juba jõudnud kaugele, et mitte ainult tudengid, aga siis juba väljaspoolt hakkas inimesi sinna kohale tulema ja mida päev edasi, seda suuremates massides, sest seekord esmakordselt oli selline ärkamine, kus siis sotsiaalmeedia abil tõepoolest see sõna levis hästi kiiresti. Ja ma neid numbreid täpselt ei tea, aga need olid kindlasti rekordilised selles mõttes nii Facebookis kui seal Instagramis ja TikTokis ja kus seda iganes jagati. Ja see ärkamine levis ja isegi välismaalt hakkas sinna inimesi tulema, nii et lõpuks oli seal, kui kuskil nädal oli see kestnud juba niimoodi ööpäevaringselt põhimõtteliselt, siis seal oli juba 30-40 000 inimest selles 3-4 tuhandeses linnas. Nii et see tegelikult läks umbe sõna otseses mõttes, et need teed, liiklusteed, ka need oli raske politseil lahti hoida, sest lihtsalt inimesed tulid sinna kokku. Kõik oli õnneks rahumeelne kuni lõpuni välja, aga see oli selgelt nagu liiga väike koht nii suureks liikumiseks või vähemalt, et seda kaua võõrustada. Aga see ülikool tegi, ma arvan, väga hea töö selles, et kedagi ei tõstetud esile, mingid nimesid ei upitatud. Näiteks kui kooli direktor, president sõna võttis mikrofoni, ta ütles lihtsalt, et minu nimi on Kevin ja kogu lugu. Mingid tiitleid ei olnud kellelgi ja saadi aru, et see tähelepanu peab olema ja jääma Jumala peale ja siis, et see juhtimine peab jääma üliõpilaste kätte. Et isegi seal mõned suured nimed, ütleme Ameerika ülistusmaastikul, mõned muusikud pakkusid, et nad võivad tulla ja mängida pilli ja paljudele tegelikult öeldi ära,
ja just sellepärast, et nad tundsid, et tudengid peavad kuidagi ise koordineerima seda, võib-olla mõnel lasti tulla ka, ma täpselt ei tea, aga lihtsalt oldi ettevaatlikud, et ei tõstetaks ühtegi nime kõrgemale kui Jeesus ja see tema ligiolu oli selle ärkamise keskmes ja see oli väga ilus aeg, ma arvan, selles väikelinnas, võib-olla ka natuke selline raputav aeg nii väiksele linnale, aga see on see, mida inimesed seal pidevalt paluvad ja ootavad tegelikult. Jah, aga ma mõtlen siin, ütleme näiteks, siin Eestis on samamoodi olnud sellised, kus on noortegrupp on ju koos ja ongi nagu selline, noh, Jumala kohalolu ka päris reaalselt, eks ole. Aga seal oli, noh, ütleme, mis värk seal võis ikkagi juhtuda, et vaata, see, kui see hakkab nagu pihta on ju, aga siis ta uuesti nagu kaob ära, aga seal nagu ei kadunud. Ja selles mõttes jah, et seal oli nagu 24/7 ikka keegi kogu aeg ülistas ja palvetas seal kabelis ja tegelikult nad ikkagi tegid ülekannet ka vist mingi vahe, äkki kooli kodulehelt või midagi, aga ma tean, et nad pikalt nad ei kasutanud võimendust, nii et kõik pillid, mis mängisid ilma võimenduseta, lasti nagu a capellal ja sellel inimeste häältel. Kus saalis see oli siis? See oli selles nende koolikiriku või koolikabeli saalis, mis on meie Eesti, ütleme, see oleks ikka selline korraliku luteri kiriku suurune selline saal, ma ei oska öelda täpselt, mitu ta mahutab, aga see on ikka 3-kohaline arv, nii et seal on teine korrus ka või rõdu ja sinna mahub omajagu inimest, aga sinna kindlasti ei mahu 50 või 40 000 ja oligi nii, et tegelikult seal vist juba seal 3.-4. päev, kui ärkamine kestis, siis oli see järjekord, kes ootas, et sisse minna sinna, oli jõudnud juba seal ligi kilomeetri peale ja inimesed rahulikult ootasid, need seal järjekorras ka palvetasid ja tegelikult üle tee siis seminar ja teised kirikud. Seal väikses linnas on vist mingi 6-7 kirikut. Nad avasid ka oma uksed ja inimesed hakkasid sinna minema. Nii et tegelikult see koolikabelist algas, aga tegelikult lõpuks oli seal võib-olla mingisugune 8-9 auditooriumit või kirikusaali, mis oli kõik rahvast täis. Ja inimesed lihtsalt palvetasid ja võetsid aega Jumala ligiolus. Ja muidugi hakkasid üksteisele ka vaikselt kas siis jagama tunnetussõnu või palvetama üksteise eest või ära kuulama ülestunnistusi ja patte ja trööstima, et seal oli nagu ühte ja teist. See pidi ikkagi täiesti eriline olema, et kes hakkab tulema lihtsalt, selliseid vägevaid koosolekuid on ju igal pool, on ju, kus on inimesed ja kus palvetavad, aga seal pidi ikka midagi veel rohkemat olema. Kindlasti, ega see Jumala ligiolu tunnetus pidigi olema see ja muidugi nende koolide puhul, nii seminari kui ülikooli puhul on muidugi palju, kes on need kooli lõpetanud vilistlased ja ma arvan, paljud vilistlased ka tulid just sellepärast, et nad teadsid seda nii-öelda vaimulikku õhustikku aga samas kõik teavad ka seda, et kui ei ole erilist Jumala ligiolu, siis keegi ei jaksa koosoleku teha siin nädal aega ja ööpäev ringselt, et selles mõttes nad ikkagi kogesid Jumala ligiolu ja need, kes seda kirjeldavad, ütlevad jah, et see oli selline tasane, aga samas nad nagu uppusid sinna selles mõttes ära, et mul hea sõber, jõusaali treener, kes siin ka veetis pikki tunde seal, ta ütles, et ta läks sinna, ta arvas, et ta on seal pool tundi, tegelikult oli 5 tundi ja aeg läheb lihtsalt, sest sa nii nagu naudid seal olemist ja ta rääkis ka seda, et selles õhkkonnas nagu need tunnetussõnad ja Jumala vaimu liikumine oli väga palju nagu kontsentreeritum või tugevam kui ütleme tavaliselt pühapäevasel koosolekul, et üks näide lihtsalt, ma mäletan, tudengid jagasid, kes vastutasid siis ülistusmuusika eest. Neil ikka sai ka vahepeal jõud otsa mängida ja kaua sa seda klaverit mängid seal või gitarri ja vahepeal ei mängitudki, vahepeal oli lihtsalt nagu selline vaikus ja palve,
aga ta jagas seda, et ühel hetkel talle öeldakse, et 3. rida, tagiga mees, kiilakas, ja siis ta läheb lihtsalt tipa-tapa talle juurde, ütleb, kuule, kas sa oled muusik? Jah, ma olen muusik, okei, jumal ütles mulle, et sa oled järgmine. See tuli lavale ja mängis. Nad ei tundnud üldse üksteist ja niimoodi, aga lihtsalt, et võib-olla sellist nagu tunnetust sul tavapühapäeval ei ole, et nüüd võõraid lasta kohe enda klaveri taha, aga võt seal ruumis need asjad nii juhtusid ja see oli kuidagi väga, väga ilus. Aga tähendab, see värk oli nagu siuke vaiksem või tavaliselt on ju, kui selline jumala kohal ole. Siis tulevad inimesed hakkavad keeltes rääkima ja kas siuksed asju ka seal võis olla? Ma arvan, et ikka oli, et minu sõber, kes treenis seda üliõpilaste gruppi, kes eestpalvetajateks hakkasid, kes teiste inimestest palvetasid. Ta üldiselt treenis neid nii, et kui keegi midagi hakkab valjemalt tegema, siis see palutakse nagu teise ruumi või nii. Olgu see siis hea või halva, aga selles mõttes, et oli ka neid hetki, kus hakkas mõni kuri vaim hakkas manifesteeruma, et siis üldiselt juhatati ta nagu selle tähelepanu keskmest ära ja ilmselt see ka, et kui keegi seal võib-olla kõvem häälega oleks hakanud endale tähelepanu pöörates, kas keeltes rääkima või võib-olla oleks ka tal palutud sinna teise ruumi minna. Ma arvan, seda kõike oli nagu sellises vaikses ja omaette palvetamise stiilis, aga nagu ma ütlesin, jah, ja eestpalve oli ka seal võimalik ja seda toimus palju seal, aga seda, kui nad ise meenutavad neid, siis nad ütlevad, et see oli kuidagi selline tasane ligiolu, et nagu ma ütlesin, et võimendust ei olnud, nii et kõlaritest suurt häält ei tulnud, oli rahvalaul, need pillid, mis mängisid ilma võimenduseta ja selline tasane jumala ligiolus olemine. Nii, mis me siit võiksime järeldada? Siit saab õpetuse teha ju. Ma arvan, et ühe ärkamise või nädala põhjal ei tohiks õpetust teha just sellepärast, et neid ärkamisi ole isesuguseid ka maailma ajaloos. Aga teatud tunnused kindlasti on. Näiteks nagu siiras meeleparandus, Kristuse nime kesksus, samuti see, et inimesed saavad selliseid palvevastuseid ja elumuutusi, mida muidu nad on võib-olla aastad oodanud, aga selles hetkes nagu kiiremini asjad juhtuvad. Igasuguseid selliseid erinevaid tunnuseid, ma arvan, on kõikides ärkamistes, mis on sellised autentsed jumala vaimu liikumised, aga ma arvan, et ühe ärkamise puhul konkreetselt ei saa nagu, sellest ei saa nagu šablooni teha teistele. Jaa, näiteks, mida mina mäletan või sa kindlasti ka tead, ärkamine oli Pensacoolas. Steve Hill oli seal, eks ole, kõnelemas ja seal oli samasugune fenomen, et rahvast voolas kokku ja sinna saal oli ka umbes sama suur, nagu võis olla. Et sinna voolas rahvast ja nad ütlevad, ma ei tea, mitu miljonit sealt läbi käis, eks ole, aga saal oli väike ja rahvas kogunes juba seal, oligi õue tohutu pikad järjekorrad. Vaata huvitav. Aga see ei olnud selline vaikne. See oli juba sukkene, tugeva ülistusega ja sõnum, seal oli muidugi üks isik oli kõvasti, on ju, kes kõneles. Ja siis Steve Hill. Steve Hill, jah. Et see oli natuke teistsugune, aga midagi taolist, et ühes väike linnas, eks ole, ja tohutud rahvahulgad tulevad kokku ja nad ei pääse sisse. Ja muidugi Pensacoolas oli neil vist isegi rohkem ruumi kui seal väikses Ilmaris. Ja Pensacoolas vist ta kestis ka kauem, sest seal aga ma mõtlen, et mis seal siis edasi sai, eks ole. Ma vaatasin, et seal oli nii, et inimesed tulid kohale, olid telkides vist seal kuskil õues. Väike linn, mis sa ütlesid, palju sinna rahvast tuli? Ja 30-40 000 vähemalt. 30-40 000 ja kui palju linna enda elanikke oli? Oli 3 või 4 000. No nii, näiteks. Ma mõtlen seda, et kui isegi mõtlen, Kuressaares on üle 10 000, aga kui sinna ka tuleb kuskil 40 000 inimest, kes neid kaidab. Ja, või mitu lisapraami saab, et panema. Näiteks, jah. Et see tekitas siis mingi probleemi seal.
no selles mõttes, et nad pidasid isegi tublisti vastu, et ma olen siin rääkinud tuletõrje ja siin ka linnapeaga tegelikult ja selle kohaliku toidupoe töötajaga või omanikuga isegi ja nad, eks kõik ohverdasid, isegi vahepeal ohverdasid mõningaid selliseid turva, noh näiteks tuletõrjel on ju alati ranged tingimused, et vahekäikudes ei tohi olla ja nii ja isegi selliseid asju nad ei saanud alati võib-olla hoida, aga nad isegi kaua lasid sellel jätkuda just seda arvestades, et sellised inimlikud asjad, mille peale vaimulikud inimesed ei mõtle, aga kas või nagu kanalisatsioon. Kui sa tood nagu 3 või 4 tuhandesse külla, tood seal 30 või 40 000 inimest, võid lihtsalt ette kujutada, mis kanalisatsiooniga toimub. Ja siis nad said aru, et Jumal tegelikult on saatnud midagi sinna, milleks selgelt see koht oli nagu liiga väike. Ja siis tunnetatigi, et see ärkamine peab liikuma edasi sinna faasi, et nad lähevad välja ja tunnistavad ja räägivad sellest ärkamisest, mida ma usun tehti ka FATA ja teiste ärkamiste puhul siin, et grupid läksid, teenisid ja sütitasid siis kas kogudusi, kusjuures kogudustesse tuli niivõrd isegi ei kandunud kiiresti üle, aga ülikoolides kandus. Kui õpilased läksid teistele campustele Ameerika ülikoolides, siis seal Lee ülikoolis ja Texas Tech ja mõned suuremad ülikoolid ka Ameerikas, seal oli ka väiksed puhangud, mis võib-olla seal kestsid neil koosolemised paar päeva, aga see ka tegelikult on juba suurele, eriti nagu ilmalikul ülikoolil on see suur asi, kui õpilased niimoodi pöörduvad ja paljud lasid ennast ristida ja nii et selles mõttes need väiksed puhangud läksid edasi ja tegelikult nad siiamaani õpilased käivad nendest kogemustest rääkimas ja sütitamas teisi koole just siis selleks ärkamise ja Jumala vaimu liikumise otsimiseks. Aga kui kaua see värk seal kestis siis umbes? Kui nii palju inimesi, 3-40 000 inimest, eks ole, mis nendega sai? Ma arvan, et selline mass seal koos oli võib-olla natuke alla nädala või nädalaga. Äkki oli 2 nädalat kokku, ma nüüd täpselt neid päevi niimoodi ei lugenud ka. Et ma tean, ühel hetkel juba Eestist hakkasid ka inimesed ütlema, ja võib-olla keegi Eestis käis ka, ma ei tea, et läheks ka vaata. Aga teate, meil oli ka oma Eestimaa palve see veebruarikuus ja see oli ka, ma ütleks, et päris selline puudutav kogemus. Ühel õhtul seal metodistid võõrustasid seal seda, aga seal oli, ma arvan, ikka palju kristlasi koos Tallinnas ja ma arvan, et ja seal mainiti ka Asbury ärkamist ja see oli, ma arvan, selline hea inspiratsioon või väike tõuge meile, et me tahame ka näha, et issand liigub siin. Nojah, aga mingi sõnum pidi seal tulema, et kuule poisid, et minge nüüd koju, et siin nii kaua alla ei saa. Aga vastupidi, mitte koju ei saadetud, aga saadetigi nagu missionipõllule. Et ärkamise mõte, mina arvan, on ikkagi see, et kui antakse siirupit, siis tuleb morssi teha ja kui antakse mett, siis tuleb meekooki teha ja nii edasi. Et me ei saa nagu siirupit igavesti juua ja muutuma peab ühiskond. Ja muutuma peab ühiskond ja kui Jumal on oma sõrme pannud antud juhul, siis nagu tegelikult olid keskkooli ja ülikooli õpilased, see nii-öelda Zen, kutsutakse vist Zen põlvkond seda, või Gen Z või kuidagi, ja tundub, et Jumal oli just seda osa nagu ennistamas, siis tuleb seda ühiskonna valdkonda just ka nagu ette võtta missionipõlluna ja seda tehti. Ja seda tehti ja see oli ilus. Ma ei ütle, et teised põlvkonnad ei saanud puudutatud, aga ütleme, see suur fookus tundus olema, et sellele põlvkonnale, kes praegu kasvab sellises tehisaru ja meedia sellises ülekülluses ja võimaluste ülekülluses ja kes tegelikult muutub järjest tuimemaks nagu kõige suhtes. Jumal tahtis öelda, et ma hoolin teist ja ma ajan teid taga natukene oma vaimuga heas mõttes ja tahan teid kätte saada. Aga need koosolekud olid siis ikkagi ööpäevaringselt seal pidevalt, siis tähendab need, kes seal juhatasid, need osad läksid magama ja teised jälle tulid asemele või? Jaa, ööpäevaringselt jah, et keegi oli kogu aeg saalis ja
ja võib-olla seal olid mingid ülevaatajad, kes natukene seal nagu korraldasid midagi. Ma tean, mu oma professorid käisid näiteks seal vabatahtlikuna selleks, et lihtsalt inimestele istekohti anda. Ja mingitel öödel, kui oli natuke vähem rahvast, nad tegid küll seal lõpupoole ka õhutuspause. Vaata, kui on ühes ruumis on suured massid koos, siis vaja vahepeal nagu õhutada ja nii, aga üldiselt seal keegi saalis ikkagi oli ööpäevaringselt need peaaegu paar nädalat. No nii, et seal tänavatel käis siis nagu oma elu või seal maja ümbruses. Telgid, värgid. Jah, kohalikud toidukohad annetasid oma, kes ütleme kristlusele on rohkem võib-olla avatud või sõbralikud ja annetasid oma kas siis hot-doge või vett ja inimesed majutusid täitsa, näiteks üks lugu jälle minu sellest jõusaali treenerist, kes tegelikult oli saanud südamesse paar aastat enne ärkamist, et ärkamine tuleb. Isegi nii? Ja ta sai ühe pildi, ta sai tegelikult paar sellist nägemust ja üks nägemus oli just see, et mujalt riikidest inimesed tulevad tema ukse taha, koputavad ja küsivad öömaja. Ja see täpselt juhtus temaga. Ja see seal Kentuckys 3-4 tuhandes linnas ei juhtu väga tihti, et keegi kuskilt Guatemalalt tuleb ja küsib, et kuule, kas ma võin siin ööbida. Aga selle ärkamise ajal juhtus see ja oligi neid kohalikke ka, kes võtsid inimesi kodudesse, aga 30-40 000 päris ei saa kodudesse võtta, et siis ilmselt seal oli ka mingit telkimist või mõni ka võib-olla käis edasi-tagasi kuskilt. Ma tean ka neid, kes sõitsid 7 tundi või mitte 7 tundi, aga siis 3,5 tundi sinna öösel, olid öösel tunnikese seal ja 3,5 tundi tagasi, et hommikuks tööle jõuda. Lihtsalt, et veeta öösel, öö keskel paar tundi seal selles jumala ligiolus, siis nad pidid järgmiseks hommikuks tagasi tööle minema, et isegi selliseid lugusid on palju. Nii, et see tegelikult näitab meile seda, et see ongi see võti äkki. Meie siin kogu aeg, kuidas saaks kogudusesse, kuidas inimesi juurde ja nii edasi. Piisab ühest sädemest kuskil. Ja äkki. Ega seda ise ei saa teha. President Kevin Brown ise tegelikult rõhutab seda, et see, et Jumala vaim nii puudutab, ei vähenda selle igapäeval sellise jüngeluse osakaalu või tähtsust. Aga pigem ta näitab või demonstreerib seda, et mida Jumal saab väga väikese ajaga teha ja võib-olla niimoodi natuke plahvatavalt süüdata. Aga ma arvan, et sellisel igapäevasel jüngelusel, kus võib-olla tundeid on vähem ja sellist melu on vähem, on samuti ülitähtis ja kandev roll Kristuse levikul. Aga muidugi, igas ülikoolis sellist asja ei juhtu, eks ole? Et see ülikool on natukene teissugune ka. Selles mõttes ta on konservatiivne küllaltki, sest ma sain kuskilt teie piiskop ütles, et see ülikool enam vist teatud osa on metodiste, seda ei tunnusta. Asbury ülikooli. Ja see uudis konkreetselt muidugi seminari kohta ja see oli üks denominatsioon United Methodist Church, mis enam ei tunnusta ja nemad ise on tõepoolest natuke liberaalsem või palju liberaalsemaks liikunud. Et selles mõttes küll. Aga ma ütlen ka seda, et selles koolis, nagu ma alguses ütlesin, 100 aasta jooksul iga 20 aasta tagant on tegelikult mingi selline laine olnud. Ja seal selles mõttes on ka teatud ärkamist otsiv kultuur, kus tegelikult kogu aeg palletatakse. Kui ma oma magistratuuri tegin seal aastaid enne seda ärkamist, siis samuti ma mäletan, kuidas inimesed otsisid ja palusid ärkamist nii ühel kui teisel pool teed. Ja ma küsisin ka, et kas sulle sobib niimoodi, et kui Jumal selle saadab siis, kui sind enam ei ole siin. Ma just tahtsin teada, et kas ta siis ka palub nagu sama siiralt ja ta ütles, et jaa. Ja ma ise tunnen ka nii, et mul oli sama hea meel, kui seal oleks olnud olla. Koha peal oli mu selle üle, et Jumal selle saatis sinna kogukonda, sest ma tean, kuidas nad otsivad teda. Ja et sellist ärkamist ajaloos, mis ütleks, et
palve või Jumala otsimine ei olnud kunagi osa sellest. Seda ma pole veel ise kuulnud. Ta alati on ikka mingi grupiki, kes kas aastaid enne või kuidagi enne kokku saab ja hakkavad otsima. Ja võib-olla nad kasvavad, võib-olla ei kasva, aga Jumal tuleb siis, kui ta heaks arvab. No vot selline lugu oli siis selle ärkamisega, et ma mäletan, ma püüdsin ka seda vaadata, kui keegi oli mobiiltelefoniga seal näidanud midagi ja et ongi siis inimesed mõtlevad, läks ruttu kohale ka. Jah, miks mitte? Ja evangelismi professor Robert Coleman, kes on 3 nendest ärkamisest nüüd tunnistanud, ta on ise juba 97 või midagi sellist. Robert Coleman ütles, et kui Jumal midagi sellist teeb, lõpeta ära, mis sa parasjagu teed ja mine kohale. No võt. Ma ei tea, kas just Eestist, aga ta pigem ütles kohalikele seda, aga noh. Jah, no vaata, Eestis on olnud meil ka, eks ole, me kõik teame, mis on Olevistes toimus. Kuigi see oli üks kummaline ärkamine selles mõttes, et see nagu oli Venemaa sai sellest suuremalt jaolt osa. No ja mina ka isiklikult. Ja mina ka. Jah. Mina vähemalt minu ühes järellaines, selle ärkamise järeltöös ja järellaines ka minu ema tegi väga olulised otsused Kristuse kasuks, nii et... Jah. Nii et see vili läheb edasi. Jah. Selge. Igatahes, ega me siin ka oleme sellised suured ootajad kogugi on ju. Metodisti kirik. Praegu me oleme siin selles kohas, kus te pildi peal näete, et siin toimub siis suvelaager ja praegu, kui me selle intervjuu lõpetame, siis üsna kohe õhtuse teenistuse, ütleme selline pealkiri on äge äratuskoosolek. Jah, sa. No, oli ju. Sa pead jutlustama. Tuleb nii välja, jah. Aga no siis on meil vaja, et vaim ärataks. Just, nii on. Aga see on huvitav muidugi jah, et selline vaikne, rahulik ja see atmosfäär tõmbab inimesed. See näitab seda, et inimesed on ikkagi näljased üle ilma. Kui midagi sellist päris asja ikka juhtub. Just, eriti noored tahavad päris asja, sest ega muu enam muljet ei avalda. Just, no nii, ootame siis päris asja. Aitäh, Indrek Taavet Taimla ja võib-olla kunagi kohtume siis näiteks, kui on kuskil ärkamisliikumine lahti läinud. Miks mitte, kui Jumal lubab. Miks mitte, aitäh ja kohtumiseni.